Tere hommikust ja tere tulemast LHV Grupi 2026 aasta esimese kvartali tulemuste tutvustamisele. Mina olen Mihkel ja minu kõrval on LHV Grupi finantsjuht Meelis Paakspuu. Tere! Nii, alustame väikesest lühikokkuvõttest ja siis juba süveneme detailidesse. Kokkuvõttes oli esimene kvartal 2026 LHV Grupile plaanipärane. Puhas kasum oli kooskõlas finantsplaaniga. Väikeselt sellega ületasime ja samal ajal me oleme jätkuvalt likviidsuse ja kapitali osas väga tugevas positsioonis. Likviidsus on kõrge, kapitaliseeritus samuti. Eesti panga ehk LHV panga tulemuste osas tooks välja selle, et me jõudsime olulise verstapostini, nimelt 500 000 kliendini ja panga laenuportfell kasvas aastaga 11%, mis on tubli kasv ning fookus nüüd edaspidi on ka aina rohkem hoiuste hinnastamisel, selle efektiivsusel ning ka laenumarginaali distsipliini hoidmisel. UK osas laenuportfell kasvas lausa 79% aastaga, jõudis 876 miljoni euroni. Ei ole väga kaugel meie miljardilisest eesmärgist. Varahaldusel olid tulemused plaanipärased ning esimene kvartal oli samuti nende fondide, nii teise kui kolmanda pensionifondi tootlus turu parim. Kindlustusel oli keeruline kvartal, küll seda mõjutasid ilmastikuolud, mis kahjusid tõstsid ning teistpidi ka geopoliitilised sündmused, mis mõjutasid omakorda siin nii veebruari kui märtsi tulemust, eelkõige seoses reisimisega. Ja kokkuvõttes siis laenuportfell aasta lõikes kasvas 18%, hoiused samamoodi, mis on tugev tulemus. Netotulud puhaskasum aasta võrdluses langesid, see oli meil ootuspärane ja omakapitali tootlus 10,7%, mis ei kindlasti öelda, et ma oleks sellega rahul, aga sellised me ka esimest kvartalit planeerisime ja eesmärk on siit liikuda selgelt ülespoole. Siis kui me võrdleme nüüd 2026 esimest kvartalit eelmise kvartaliga võrreldes, siis mis siit võib-olla välja tuua ongi, et netointressitulu oli kokkuvõttes stabiilne, intressitulud iseenesest tõusid, kulud olid veel natuke kõrgemad, aga pigem see trend netointressitulu osas on juba selgelt positiivne ja teenustasude poole peal neljas kvartal on alati olnud tugev, esimene kvartal pigem hooajalselt nõrgem, et seega sealt langus ja lisaks neljandas kvartalis me ka kajastasime varahalduse poolt teenitud edukustasu 2 miljonit eurot, mida siis esimene kvartal ei saanudki olla selliselt. Tegevuskulud kvartali võrdluses tõusid. Oluline on siin välja tuua, et meil oli esimene kvartal just märtsikuus ka omajagu ühekordseid personali kulusid ja omakorda oli meil ka sisseostetud nõustamisteenuseid rohkem, nii et ütleme, märtsikuu ei iseloomusta sellist stabiilset kvartalit või stabiilset tulemust. Provisionid olid 1,3 miljonit eurot ja sellest omakorda 1 miljon oli seotud Ühendkuningriikide laenuportfellis ühe konkreetse laenuga. Ärimahtude kasv oli samuti plaanipärane, isegi natuke üle, nii et 120 miljonit eurot laenudes, varahalduses mahud tõusid 16 miljonit eurot ja hoiused plaanipäraselt vähenesid ja kokku 332 miljonit eurot. Ja siis aastatagusega võrreldes kvartali tulemused samuti, et netointressitulud natukene vähenesid, aga kokkuvõttes intressitulude pool näitab juba tõusumärke ja tegevuskulude osas siis veel kord
tasub seda välja tuua, et meil olid esimeses kvartalis ühekordsed kulusid ja samuti me jätkuvalt investeerime nii tehnoloogiasse kui ka UK äri arendusse, nii et teatud personalikulude tõus üle aasta on täiesti loomulik. Provisionid vähenesid, portfelli kvaliteet on olnud tugev ja ärimahud üle aasta on tegelikult tublisti kasvanud. Nii siis väike kokkuvõte veel sellisest sillast, mis puudutab kasumit ja kui me just vaatame seda aasta võrdluses esimene kvartal 25 versus 26, et siit joonistubki välja see, et intressitulud on aasta lõikes juba kasvanud, intressikulud on veel kõrgemad, aga seal on ka põhjus ka selles, et meil on lihtsalt mahud kasvanud aastaga võrreldes. Teenustasud on tõusnud, muud tegevustulud ja kulud tegelikult väljendab seda, et kindlustusel on olnud nõrk esimene kvartal ja samuti aasta tagasi esimeses kvartalis oli meil ühekordne kasu, mis oli seotud lühiajalise võlakirjaportfelli realiseerimisega, mis tõi päris korraliku kasumi toona. Ja siis, kui seda personalikulude rida vaadata, siis jah, võib arvestada, et kusagil 1 miljon pluss on siis sellel aastal erakorralisi kulusid, pigem see muutus on natukene väiksem. Ja muud tegevuskulud siis grupi tasemel omakorda kajastab suures ulatuses reserve, mis me oleme etteulatuvalt moodustanud, aga ei ole hetkel plaani sellises mahus vähemalt nendega juba teises kvartalis jätkata. Portfelli kvaliteet on tugev, seega provisionide tase on olnud plaanist natuke madalam, seega sellel on olnud positiivne mõju. Nii et kokkuvõttes see ongi see teekond, kuidas me oleme jõudnud esimese kvartali 20 miljoni kasumi numbrini. Nii, aga annan siis praegu sõna üle Meelisele, kes siis räägib varadest, bilansist ja ka Eesti LHV Panga tulemustest. Tere ka minu poolt teist korda, siis et lühidalt ülevaade sellest, et kuidas meil bilansis muutused on, et ühe kvartaliga on väike vähenemine bilansis, aga kui sellele sisse vaadata, siis see vähenemine tuleb sellest, et meil on siis banking service'i klientide hulk ja hoiuste maht on vähenenud 250 miljoni võrra, ja kui hoiused vähenevad, siis ka bilansi maht selle võrra väheneb. Ja teisest küljest me oleme teadlikult vähendanud platvormi hoiuseid ja kavatseme neid ka edasi vähendada, et nii-öelda seega mingil kujul näeme, et see bilanss ei ole väga suures kasvus selles aastas, et ennem näeme sellist stabiilset madalat kasvu. Aga teine külg, mis siin kirjas on ja mida see pilt avaldab, on see, et LKV hoiab oma bilanssi väga-väga lihtsale. Et meil on aktiiva pool koosneb laenudest ja koosneb likviidsusest. Et sisuliselt muid instrumente meil aktiivas ei ole. Ja passiva pool on samuti tegelikult hästi lihtsana hoitud, on hoiused klientide poole pealt, siis on finantsvahendajate hoiused ja siis on teatud ulatuses on erinevaid võlakirju, mis me emiteerinud oleme. Aga mingisugust keerulisi instrumente veel LHV bilansist ei näe. Et meelega hästi lihtne. Kapitali osas Mihkel juba mainis, et nii-öelda kapitaliseeritus on tugev. Siin on ära toodud kaks näitajat, ehk siis üks on see, et mis on meil sisemine riskitase, mida me soovime kindlasti taset näha ja siis kõrval on siis tegelik. Tegeliku arvestusest tuleb küll võtta juurde ka see teadmine, et esimese kvartali kasum, see sama 19 miljonit, ei ole siia kapitali sisse arvutatud. Samuti ei ole ka sisse arvutatud seda osa, mis on siis sellel aastal realiseeruvad optsioonid, mida on siis umbes 3 miljonit aktsiat ja
mis siis tuleb nii-öelda kasumisse tagasi, et kuskil 10 miljonit tuleb, mitte kasumisse, vaid omakapitali tagasi, et kuskil 10 miljonit tuleb sealt ka kapitali tagasi, et seega see tegelik tase on natukene allahinnatud, aga see on vastavalt sellele, kuidas regulatsioonid numbrid näha tahavad. Et selle tabeli kõige olulisem number on siis Z1 kapitali adekvaatsus, see on siis puhas kõige parema kvaliteedi kapitalikihi number ja see on meil sisemisest tasemest, mis on 15,3, oleme peaaegu protsendi võrra kõrgemal, et nii-öelda, et seega protsent on tugev, kapitaliseeritus on tugev, et ja kõik teised asjad kõik teised numbrid on kergemini juhitavad, aga see Z1 on see, mis on vastu aktsiakapitali, et see peab olema ilusti puhvriga täidetud. Likviidsuse osas analoogiline pilt, et sõnum on lihtne, et LCR ja NSFR on kõrgetel tasemetel, et kui meie sisemised eesmärgid on siin või riskitolerantsi tasemed on 110–120% peal, siis nii-öelda meil on 190 ja 150, et eriti LCR-i osas, et tavapärane number tavapärasel LHV sugusel universaalpangal võiks olla seal kuskil 160%, et aga meil on ta oluliselt kõrgemal, et seega LHV-s on likviidsust sees piisavalt ja see on ka natuke põhjus, miks me nii-öelda oleme täna nõus tagasi maksma platvormi hoiuseid, sest meil lihtsalt ei ole sellist kallid instrumente passivas vaja. Ja laenuportfelli osas juba Mihkel mainis, et portfell on tubli ja tugev, et meil on vähehaaval faas 3 laenude hulk väheneb, et praegu on ta 1,6% peal, et aga see on endiselt need samad 2-3 suuremat laenu on siin sees, mis eelmine aasta me sinna panime ja nii-öelda need on ka piisavalt hästi provisioneeritud, et esimese kvartali siis riskikulumäär oli ainult 0,1, et seega ei pidanud oluliselt provisjoni juurde tegema ja portfelli jaotus sektorite lõikes on täiesti tavapärane universaalpanganduse portfell. Et kõige olulisem pilt on siin faas 3 laenud, ehk siis see on mittetöötavate laenud, et ja siis nende nii-öelda tagatise hulk, et kui palju on, kui hästi nad on tagatud, et kui vaadata, siis meil on kolmandas faasis olevate laenude maht võrrelduna neile rakendatud tagatisega ainult 4,9 miljoni ulatuses väiksem, et seega see number on tegelikult väga-väga väike, et nii-öelda, et meil ei ole ja meil ei ole ka plaani seda nii-öelda sealt eraldi ära katta, sest siin võetakse tagatistena arvesse ainult osa tagatised, kõik pehmemad tagatised jäävad alati sellest arvutusest välja. Et tegelikult on pilt väga-väga hea. Ja kui me võtame esimese kvartali kokku, siis esimeses kvartalis kokku finantstulemus oleme puhaskasumi mõttes natuke ees, aktsionäride mõttes ka natukene ees, et seega ja ärimahtude mõttes laenud ees, hoiused ees, fondide mahud ees. Oluline pool on klientide arv, Eesti Pank sai 500 000 klienti kätte, grupp kokku on 700 000 kliendi peal, et seega tegelikult trendijooned on kõik õiges suunas, liiguvad õiget pidi, kasumlikkuse näitajad on selle plaani järgsed, nii nagu me mõni kuu tagasi finantsplaani kokku panime, et kõrvalekaldeid ei ole. Panga poole pealt, nagu mainiti, 500 000 klienti, järjest tegeleme efektiivsusega, et läbi laenumarginaalide ja hoiuste hinnastamise. Lasime välja uuendatud mobiilirakenduse, see on rakendus, mis pidevalt areneb, pidevalt muutub, ehk ei ole niisugust, et järgmine on suur arendus, mis kõike muudab, vaid nii-öelda, et väikesed muudatused toimuvad pidevalt. Et
siis pank on meil üle minemas pilve ja nii-öelda, kui kõik läheb nüüd plaanijärgselt ja seni on läinud, siis peaksime maikuus olema sealmaal, kus saame öelda, et LHV pank Eesti on täies mahus pilve viidud ja nii-öelda siin kuskil kohapealset otsa väga vaja ei oleks. Et jah, loomulikult, kuna oleme elutähtlik organisatsioon, siis meil nii-öelda on, aga koopiad on siin ja oleme suutelised Eestis ka tegema, aga nii-öelda kogu asi on pilves ja seega oluliselt turvalisem. Ja positiivne uudis ka see, et nii-öelda, et oleme tunnustatud Eesti parima tööandjana finantssektoris, et seega oleme seni suutnud ka oma töötajate suhtes ausad ja viisakalt käituda. Hoiuste osas, Eesti hoiuste osas, et on aastaga kasvanud 9%, et teadlikult oleme seda kasvu tagasi hoidnud, et siin, kui vaadata klotse, siis 250 miljonit on kvartali tasemel vähenenud finantsvahendajate hoiused, ja umbes 90 miljonit on vähenenud platvormi hoiused, et kõik teised hoiusegrupid, need, mille pealt päriselt äri tehakse, et need on ilusti kenasti kasvanud, ja oleme, kui võrrelda vastu Eesti turgu, siis Eesti turg on kasvanud 5%, meie 9%, et nii-öelda oleme natukene turgu suutnud võtta. Ja analoogiline pilt ka laenude poole pealt, et laenudel on turg kasvanud 8%, LHV 11%, seega oleme turgu võtnud nii-öelda ja kui täna vaadata siis nii-öelda, et kus kohast peamine kasv tuleb, siis see kasv tuleb eluasemelaenudest. Et ärilaenude osas oleme teadlikult natukene madalamat profiili hoidnud, sest me ei taha kõike äri teha, me tahame teha sellist äri, milleks me ennast tunneme hästi ja mis on õiglaselt hinnastatud. Me ei taha liiga madala marginaaliga äris olla. Netotulu aastaga on vähenemine, intressi poole pealt põhjus on selge, et kui võtame aasta tagasi olnud intressikeskkonna, siis intressimäärad olid kõrgemal. Et nüüd intressid on juba eelmise aasta 3. kvartali lõpus stabiliseerusid ja kui vaadata, mis on toimunud 4. kvartalis, 1. kvartalis, võttes eriti veel arvesse, et 1. kvartalis on päevi vähem, mis on panganduses ülioluline arv, siis meie 1. kvartal on täna juba selgelt parem kui 4. kvartal. Ja teenustasutulu on alati on selline kvartali tasemel võrdlus natukene subjektiivsem, sest 4. kvartalis on teenustasusid ärimahtude poolest tavaliselt palju rohkem kui esimeses, et esimene on alati selline, et jääb natuke vinduma ja teises kvartalis saab paremini liikuma. Ja kulud on plaanipärased, siin pole suurt erisusi välja tuua, et jah, esimeses kvartalis natukene personalikulud on, aga nii-öelda, et aga see LHV pank on nii suur, et nii-öelda, et need rohkem on selline võrdlus vastu finantsplaani, see, kust need numbrid välja paistavad, mitte nagu absoluutnumbrites. Ja kogu sõnum on selline, et ärimahud on vastavalt plaanidele, hoiused on ees, laenud on joone peal, netotulev on küll, näeb paberil halvem välja, kuid nii-öelda siin peab eraldi välja tooma ühe rea, mis on muud tegevustulud ja muud tegevuskulud. Selle taga on 2,3 miljoni ulatuses grupisisene intressiswap vastu UK panka, mille tulu või kulu siis pangast võetakse välja. UK-s on ta raamatupidamislikult teistmoodi kajastatud, et seal ei ole sellist volatiilsust sees. Ehk seega, kui vaadata Eesti panga tulemust, siis see 2,3 miljonit tuleb lihtsalt numbritele otsa liita, siis saab võrreldava numbri. Ja nüüd annaks sõna tagasi Mihklile, et kes katab banki, kindlustuse ja varahalduse. Aitäh, Meelis. Nii,
siirdume siis Ühendkuningriikidesse ja vaatame esimese kvartali numbrid üle. Kokkuvõttes meil ärimahud ületasid plaane, eriti mis puudutab laenuportfelli kasvu. Kvartali võrdluses 12% ja siis nagu ka varem mainitud, et 876 miljonit eurot on see portfelli maht, kus me esimese kvartali lõpus jõudsime. Head meelt teeb seda, et hoiuste tase on meil väga tugev ja otsehoiuste osakaal on kasvanud juba 16,5%-ni. Ehk siis meenutan seda, et sisuliselt eelmine aasta me alles alustasime otse jaeklientidega tegelemisega ja ma arvan, et me oleme täna jõudnud sinna punkti, kus meil on päris hea arusaam, kuidas me neid kliente sealt kaasame, kuidas me ennast positsioneerime ja seega võimekus otse deposite kaasata on ka üks kriitilisi kasvu komponente just edasi vaadates, et me ei sõltuks deposiidi platvormidest. Ja siis oluline äriline saavutus on ka see, et meil on täna regulatiivne luba nii tarbimislaenude väljaandmiseks kui ka siis individual savings account ehk siis selliseks efektiivseks säästu investeerimistoodete jaoks, mille vastu siis nüüd on hakanud ka arendused pangas käima, et nende toodetega edasi minna. Kokkuvõttes aastaga netotulu kasvas 3%. Jõuame järgmiste slaidid ka sinna sisse, et kuidas see sisu on tegelikult seal sees muutunud. Puhaskasum on küll langenud, aga hetkel me räägime nominaalselt suhteliselt väikestest numbritest ja esimese kvartali tulemust mõjutas konkreetselt märtsis üks provision. Laenuportfell on siis kasvanud ligi 80% aastaga ja samas tempos ka hoiused ja omakapitali tootlus on veel jätkuvalt meie standardite järgi madal, cost income kõrge ka, aga nagu ka varasemalt vähemalt aktsionäride koosolekul mainitud, et meie ootused on just selles suunas, et tegelikult teine poolaasta peaks see tulemus hakkama seal ka oluliselt paranema, seega hetkel me oleme suht koht plaani lähedal ja see üks provision on pigem natuke pilti mõjutanud. Mahu kasv, ühesõnaga meie peamine äritegevus jätkuvalt on väikesed ja keskmised laenud, mis võib-olla Eesti standardite järgi on pigem, ma ütleks, et keskmised ja suuremad, aga seal meil hetkel tundub, et me oleme ennast sinna turule hästi sisse töötanud ja mahu kasvatamisega meil otseselt küsimusi küll ei ole. Ja jätkuvalt pipeline on meil korralik, et 124 miljonit naela on siis pakkumiste maht, mis meil hetkel väljas on, mis siis alati mingi protsendiga portfelli konverteerub. Ja ühesõnaga jaeklientide arv on meil siis liikunud, kui ta oli 4. kvartali lõpus sai täpselt 5000 täis, siis selle aasta esimese kvartali lõpuks oli ta juba 7140 ja tempo on seal jätkuvalt päris hea. Ja nagu mainitud, siis meie sõltuvus platvormidest on vähenemas ja 16,5% kõikidest hoiustest siis kaasame me juba otse ja seda just nagu arvestame olukorras, kus meil tegelikult laenuportfelli kasvab suhteliselt kiiresti. Netotulude dünaamikas, et ütleme see 4. kvartalis oli meil seal ka erakordselt üles võetud tulu sees, seega võib-olla see 4. kvartali tulp seal paistab võib-olla natuke liiga kõrge, aga kokkuvõttes trendijoon on ikkagi päris selge. Ja neto teenustasu tulusid meil mõjutab päris palju tegelikult ka meie banking services äri ja seal just nagu ütleme krüptovaluuta hinnad on see, mis mõjutab ka neid tasusid, mis me saame, aga mahud on tegelikult seal volüümi mõttes kasvanud.
Kulud olid kontrolli all, kokkuvõttes marginaalselt olid personalikulud planeeritust kõrgemal, aga pigem on seal ka edasise finantsplaani suhtes ootused, et see stabiliseerub. Ja mida on veel välja tuua, on just see, et kui ma enne mainisin seda jaepanga kasvu, jaeklientide kasvu ja võib-olla võimekus seda ka edaspidi kiiremini kasvatada, siis koos Gradient Labsiga on siis välja töötatud ka selline hea klienditoe süsteem agentic AI põhimõttel, mis siis ka võimaldab seda, et kui ka meie klientide arv kasvab, siis see ei tähenda seda, et me peaksime klienditoe ja kliendi teeninduse poolt oluliselt kasvatama, seega eskaleeritav jaepangandus just säästutoodete poole peal, et see on see, kus me tahame suunduda, et oma laenuportfelli kasvu siis ka toedata otsedeposiitidega. Nagu ka varem mainisin, et siis ärimahud on meil just intressitulu poole peal selgelt finantsplaanist ees, mis on iseenesest ongi meie põhieesmärk ja mis on kõige positiivsem. Teenustasude poole peal oleme napilt plaanis, muude tegevustulude kulude poole pealt natukene maas. Ja kokkuvõttes, kui me vaatame kasumit enne allahindusi, siis oleme samuti plaanist ees, hoolimata sellest, et kulud olid natuke kõrgemad, aga märtsi konkreetselt mõjutas üks allahindus, mis siis tõi puhaskasumi allapoole meie plaani, aga ka sellest hoolimata see vahe on võrdlemisi väike ja me ei näe selles mingit trendi, vaid pigem see on lihtsalt paratamatu, kui portfell kasvab, siis provisione ka tuleb. Jah, nii, ja siis varahaldus oli tegelikult täpselt plaanis esimeses kvartalis meie teise ja kolmanda samba fondide mahud kasvasid aastaga päris korralikult. Finantsplaan, ühesõnaga tulud-kulud olid täpselt vastavad finantsplaanile. Kahjum on eelkõige seotud sellega, et maksti grupile välja dividend, mis siis omakorda on juba läinud meie aktsionäridele edasi. Ja mis puudutab fondide tootust, siis jätkuvalt parim tootlus nii teise kui kolmanda samba fondides turu teiste fondide võrdluses. Ja teine pool, mis siis puudutab klientide arvu, et esimene kvartal, see langus klientide arvus oli marginaalne, et pigem tahaksid ikkagi välja lugeda seda, et see number on meil nüüd ka stabiliseerunud ja äkki järgmistel kuudel juba saame näidata natuke positiivsemaid numbreid ka klientide arvus, aga kokkuvõttes fondide maht kasvas, tootlus oli turu parim ja finantstulemused olid vastavalt plaanile, nii et tubli töö. Kindlustuses seevastu oli keeruline kvartal, jaanuar, veebruar olid suhteliselt suure kahjumiga, märts oli juba väikese kasumiga, aga sellest hoolimata, et kui plaan oli seal 0,7 miljonit kasumit, siis tuli hoopis 0,7 miljonit kahjumit. Ja et kokkuvõttes juhtus kaks asja, et nii kahju sagedus tõusis kui ka kahjud oli ka keskmisest suuremaid kahjusid, nii et palju asju kokku, mis on pigem turupõhised, et eeldus ja ootus on, et ikkagi aasta lõikes see tulemus hakkab taastuma, aga kindlustuse vaates ilmselt nende oma finantsplaanis püsimine on väga keeruline. Seega see on ka nagu grupi tulemuste esimene kvartal omajagu mõjutanud.
müük sellegi poolest on iseenesest kasvanud, et preemiate hulk on esimene kvartal olnud keskmiselt pigem tõusujoones ja siis jah, et tekkinud kahjud on olnud esimeses kvartalis kõrged ja nagu mainitud, et siis see reisikindlustus oli ka teine pool, mis esimest kvartalit mõjutas. Jah, ja siit on siis veel ka näha, et kui meie finantsplaan oli seal ligi 700 000 kasumit, siis oli hoopis 700 000 kahjumit, seega see mõju on suhteliselt suur, aga meeskond tegeleb sellega, et nokk üles saada ja kindlasti me tuleme sellest ka kiiresti välja. Nii, ja siis võtame veel uuesti kokku tulemused, ehk siis kasum oli finantsplaanist natukene ees, aasta võrdluses numbrid on kahanenud, aga veel kord, et seal taga on palju aspekte ja oluline on see, et me ise näeme, et trend liigub õiges suunas, tegeleme õigete asjadega, nii et finantsplaan ka edasivaatavalt näitab seda, et meie tulemused muutuvad tugevamaks ja keskkond seda ka praegu meile vähemalt ette näitab, et kõik läheb plaanipäraselt. Kapitalipositsioon, likviidsuspositsioon väga tugev. Pank Eestis siis jõudnud 500 000 kliendini, laenuportfell 11% üle aasta kasvanud, tegeleme efektiivsusega, tegeleme marginaalidega ja UK pangas suur mahu kasv, väike provision, mis mõjutas seda netokasumi numbrit, aga muud näitajad on üldiselt tugevad ja jaepangandus samuti on näidanud head tulemust ja siis varahaldusel fondide poole pealt tugev tootlus vastavalt plaanile ja kindlustuses siis jah, näeme ja loodame, et ikkagi järgmised kvartalid tulevad paremad ja märts oli ka natukene stabiilsem. Nii et meie poolt siis kõik presentatsiooni osaga. Aitäh, Mihkel Meelis. Hetkel ma vaatan, et Q&A sektsiooni ühtegi küsimust ei ole tekkinud, et saame siis tänase kõne lugeda lõppenuks. Aitäh kõigile osalejatele ja peatse kohtumiseni. Aitäh! Aitäh!